toolist. Läks. Lugupeetud kaasteelised, lugupeetud juhatuse liikmed, head vaatajad, kuulajad meid. Täna on siis meil hea võimalus kuulda täpsemalt kvoodisüsteemi rakendamisest elamute kütmisele ja maanteetranspordile. Räägib meile täna sel teemal tuntud spetsialist Arvi Ambul ja kõik loodame, et saame teada põhilise, mismoodi me siis tegelikult peaks sellele reageerima, sellest lõpuks meie sihtgrupp 320 000 vanaduspensionäri Eestis on küllaltki arvestatav hulk inimesi, keda see kvoodikaubandus tulevikus tahab hakata tülitama. Palun, härra. Nii, aitäh ja tere ka minu poolt. Mul on väga suur au ja rõõm teie ees olla teist korda. Ja minu ettepanek oleks, et natukene arutame ja mõtiskleme, et kvoodisüsteem on otsustatud, et see tuleb. Aga milline ta täpselt tuleb, seda otsustatakse selle aasta alguses. Nii oli see ajagraafik esimeses kvartalis. Et ega me täpselt ei tea, kuidas see rakendusmehhanism on, aga põhimõte, et rakendub 2026, see on klaar. Et kui te sellise aruteluga nõus olete, et ma võib-olla natuke selle tausta avaksin ja siis juba jõuaksime, niimoodi, kuidas öelda, mõtete vahetuseni. Ja ajalimiit on kuskil tund-poolteist või umbes nii, jah? Kena, aga aitäh! Et minu nimi on Arvi Amburg ja ühiskondlik ülesanne on siis Teaduste Akadeemia energeetikakomisjon. Selle komisjoni ülesanne on, nii nagu akadeemia president ütleb, et suuremate lolluste ärahoidmine, et ega meil ei ole sellist ressurssi, et nüüd mingit energeetika arengukava või mingisugust väga konkreetset rakenduskava koostada millelegi. Igaüks käib oma töökohas tööl, igaüks on haaratud, nii et meie otsused sünnivad komisjoni istungitel ja lähtudes inimeste niisugusest teadmisest selle baasil, nad saavad seda seisukohti siis kujundada ja eilegi näiteks oli meil istung ja praegult on siis eesmärgiga 5. märtsis kujundada siis energeetikavisioon. Palju seda arvestatakse järgmise koalitsioonileppe tegemisel, see ei sõltu väga palju meist, aga mingisugune selline signaal peab akadeemia poolt tulema. Nii, et läheme selle niisuguse tausta juurde, et kui me räägime kvoodisüsteemist või rohepöördest või mida iganes, et need on, alati peaksime teadma, et kas ülesanne on reaalne. Kui me tahame 2 meetrit kõrgust hüpata, siis me enne peame olema piisavalt harjutanud, piisavalt peab olema siis meil seda potentsiaali, teiseks keskkond ja kolmandaks ka need saavutused, mida juba enne seda 2 meetrit on vaja hüpata. Rohepööre on natukene selles mõttes niimoodi, et teeme ära on nagu selline niisugune loosung. Et kui vaadata lihtsalt seda pilti, et ilma erilise kommentaarideta, et mis see rohepööre nagu üks niisugune idee on, et idee on tal päris õiglane ju, et kuidagi me peaksime seda ressurssidele ligipääsu tagama kõikidele inimestele maa peal. Räägime Euroopa Liidust veel karmim, aga kui me nüüd vaatame seda niisuguste ressurssidega, kütustega, privaarenergia ressurssidega kindlustatus, siis 80% maailma rahvastikust elabki seal, kus ei ole ressurss. Et siit tuleb nüüd siis see nagu see, ütleme, kaudne ülesanne nende fossiilkütuste ja maavarade, loodusvarade
ebaühtlasest paiknemisest tuleb siis see nagu ülesanne, et peab see juurdepääs olema. Nüüd, kui võtate Euroopa Liidu, et Euroopa Liidus on selle ressurssidega varustatus ju veel halvem. No need samad numbrid, mis siin näitavad, et meil ei ole lihtsalt maavarasid, millest nüüd energiat toota. Ja nüüd võtame siit veel edasi Euroopa Liidust, et me oleme hästi palju sidunud ju ennast Venemaaga. Ja miks me oleme sidunud? Elementaarne ja väga lihtne. Kui ressurss oli olemas, infrastruktuur oli olemas, olid olemas ka pikaajalised 20-aastased lepingud, näiteks maagaasilepingud olid kõik 15 kuni 20 aastat. Kõik nagu toimis ja see tekitas sellise eufooria, et kasutame kellegi maa odavat ressurssi ja ise teeme nüüd mingit innovatsiooni, päikest ja tuult ja kõik need, eks ole, et kompensatsioon tuulepaikse ja päikese, mitte päikese tänase ilmaga näiteks, et see tuleb siis gaasi arvelt. Nii et mina ei ütleks, et nüüd Putin on siin selles punktis väga suur süüdlane, me ise oleme ennast tegelikult ju sisse mänginud. Ja kui nüüd tõmmata paralleel nüüd Euroopast nagu Eesti poole, et ega me ka kipume nagu samad teed käima. Me praegult ütleme siis niimoodi, et tuul on see, mis kõik päästab ja natuke aitab ka päike. Et munade ühte korvi paneku juttu kõik te teate, eks ole, et miks me nüüd jälle nii ühte niisugust väravasse taome. Ja teistpidi on see, et kui me kirusime, et elektri tootmine on idas, aga tarbimine on siin Tallinna regioonis 60% on siin Harju maakonnas tarbimist, eks ole. Ütlesime, et see on väga halb. Nüüd me viime selle tootmise merele läände teise otsa, eks ole. Ja tarbimine jääb ikka siia, ega siis Haapsalu ega Virtsu ei hakka elektrit tarbima sellises mahus. Ja mis see nagu tähendab? See tähendab seda, et meil tuleb elektrivõrk ümber ehitada, aga elektrivõrk on kujunenud ju välja 100-aastase toimetamise tulemusena. Ja iga liini kilomeeter, kui võtame keskpingeliini, on kuskil 1,5 miljonit on kilomeeter, eks ole. Aga keskpingeliine on 60 000 kilomeetrit. Ja paneme need veel madalpingeliinid juurde ja kõrgepingeliini juurde, nii et kõik arvud lähevad 3 nulli ja miljardid, eks ole. Et siin nagu selline kraavist kraavi käimine on nagu hästi halb, aga me nagu ei kipunud hästi õppima ka. Maagaasist väga palju juttu, lihtsalt laiendamise, silmaringi laiendamise pilt, et siin on siis see, kust kohast siis Euroopa Liit, eks ole, seda maagaasi saab, et protsendid on siin peal ja see on nüüd eelmise 21. aastase bilanss. Siis ei olnud veel seda vähendamist, vähendamist ei olnud täna või möödunud aasta olid need protsendid Venemaalt väiksemad, aga järele oli siiski 45% oli 32%, 1/3, ütleme niimoodi oli järgi. Ma natuke tõstan siin tempot, et siin nüüd, et nagu mõistetest aru saada, et üks on nüüd nagu rohepööre, millest me nüüd kõik nagu räägime. Ja minu poolt aus vastus on see, et ega ma ka aru ei saa, mis see tähendab tegelikult. Et kõik nagu räägime sellest ja see on õudselt popp. Kui Aar Konist kirjutab seda, et teeme põlevkivis, siis kõik ütlevad, et issand jumal, kuidas inimene julgeb üldse niimoodi kirjutada. Ta kirjutab ju õiget juttu, aga ühiskonna arvamus on see, et ei tohi niimoodi, peavool nagu ütleb seda, kus sa pead ujuma. Rohepööre on siis, eks ole, kui nüüd nagu mõelda seda, et me kõik tahame puhtamas keskkonnas elada ja ega iseenesest ei ole ju mitte midagi, ei saa mitte ükski inimene selle vastu midagi öelda. Nüüd ainult 2 asja nagu tuleb siin kokku panna, et me ütleme seda, et nagu siin esimene lause ütleb, majanduskasvu tahame saada. Energia tarbimine ja majanduskasv on alati korrelatsioonis olnud, eluaeg olnud. Nüüd me ütleme niimoodi, et me seome nad lahti, energia tarbimist vähendame, aga majandust tõstame.
minu küsimus, et mille arve me nagu tõstame, et ei saa aru, eks ole, et see on nagu üks asi. Ja teine asi on selles rohepöördes nagu see, et seda tehnoloogiat ju täna ei ole, millega asendada fossiilkütus. Ja energeetikas on üks selline mõiste nagu ROI, see tähendab, et kui palju sa energiat paned sisse ja kui palju sa saad tagasi sellest protsessist. Kõik fossiilkütuste see ROI on kuskil seal 60 ja 80 vahel. Tuulikutel on ta 8–10, päikesel veel vähem. See tähendab seda, et meil on energiat rohkem vaja, et midagi samaväärselt toota, eks ole, see on see niisugune, rääkimata kõik veel muud, siis jõuame sinna koodikaubandusse, siis natukene sellest transpordist ja edasi. Eesmärk 55, see on siis, mis see nagu tähendab? Tähendab põhimõtteliselt seda, et kiirendada, rohepöörde eesmärke kiirendada, mis need eesmärgid on, eks ole, et CO2 vähendada, taastuvenergiat suurendada ja siis seda energia kokkuhoidu või efektiivsust tõsta. Ja viimati eelmise aasta lõpus tuli siis Repower, mis siis tähendab seda, et veelgi karmistada nüüd neid olemasolevaid nõudeid ja esimesena siis nagu vabaneda või vabastada ennast või vähendada sõltuvust, energiasõltuvust ja eelkõige Venemaa. Ja need ülemineku eeldused, need 3 punkti on siis ka olemas, et tagada selle juures sotsiaalne õiglus ja kõik see, et siin on nagu teie enda või meie kõige enda mõttekoht, et kuidas seda sotsiaalset õiglust on võimalik tagada, et see on rohkem nagu loosunglik ja seda sotsiaalset õiglust saaks tegelikult tagada ainult sellel moel, et sa tarbijat doteerid ja jätad selle kütuse või energia väljamineku taseme samale, mis ta siis oli paar aastat tagasi. Aga see pole võimalik lihtsalt, sest energia on nii palju tõusnud, meie kellegi palgadega pension sellist välja ju ei kannata ja rikkamad riigid ja võimsamad alates Norrast või Prantsusmaalt on tõesti seda teinud, aga seda saab teha 1 aasta, 2 aastat ja seda ei saa ka väga palju, eks ole, teha. Eesti on olnud siin hästi tagasihoidlik selle kogu dotatsioonides. Mis veel edasi, et siin on lihtsalt pilt, kus annab siis nagu hinnangu, et mis siis nagu millest nad erinevad siis need rohepöörded ja eesmärgid ja Repowerid ja kõik edasi, et see viimane tulp on ikka näha, et see viimane tulp näitab siis seda Repowerit, et sellega me tahame nüüd siis tarbimise struktuuri muuta A, aga B, vaadake see tulba üldpikkus on ka juppmaad lühem, eks ole, et järelikult me peame siis seda energiat ja kütust tarbima vähem ja mis see nüüd vähem tähendab, on ju 2 terminit, üks on see, et säästame, aga säästame tähendabki seda, et tarbime vähem kvaliteedi arvel. Aga efektiivsus nüüd tähendab seda, et tarbime vähem, aga meie mugavuste aste jääb samaks. Ei ole, eks kes eelmine aasta gaasi ostis või maja küttis, eks ta seda saab ise aru, eks ole, et see mugavusaste samaks ei saa, ei ole jäänud ega saa jäänud. Mis veel paar niisugust asja, et veel sellest Repowerist lihtsalt, et see on nagu uus asi, et sellepärast paar slaidi, et sellest Venemaa sõltuvusest ja sellest ma juba rääkisin. Nüüd võib-olla graafik on natukene selgem ja parem, mis nüüd siis räägib nüüd sellest, et kuidas ta nüüd siis sellest SKP-st saaks lahti siduda, sellest rahvusliku koguproduktist. Jälle on see sama asi, mis ma ütlesin, et majanduskasv ja energiatarbimine, neid nagu vaadata eraldi parameetritena, et see senini pole õnnestunud, ei anna hinnangut, et kas ta tulevas võiks õnnestuda või mitte. Nüüd jõuame nagu selle teema poole natuke rohkem, et mis need Repoweri rakendused siis on. Et hoonete, võtame kas või samad punktid siin, et hoonete energia
60% kogu energia tarbimisest on hoonetel, eks ole, et siis siit tulebki nagu see esimene ülesanne, et kuidas nagu hooned teha nüüd energia säästlikumaks. Palju seal kulub raha ja kõik see ja see eesmärk, mis on nüüd pandud selle samaga, et 2050 peab olema meil ligi nullenergia majad. Noh, kui siia tuleb Jarek Kurnitskis, ta ütleb, et see on ainuvõimalik ja nii peab olema ja nii ka läheb. Aga noh, mina talupoja mõistusega ütlen niimoodi, et see tähendab seda, et 40 000 maja ainuüksi Tallinna linnas peab iga aasta renoveerita. Et 2050 jõuda siis sinna välja, et noh, ma ei oska nagu arvata, et kus selline võim ja alates rahast, materjalidest, ehitusvõimekusest, kõigist see ja no me oleme akadeemia poolt teinud sellise ettepaneku, et selleks peaks olema riiklik programm kestvusega 10 või 15, ütleme ise oleme 10–20 aastat, kus on siis need mahud ette nähtud, millised rahalised vahendid ja millised ehitusmaterjalid ja millised ehitustööde võimsused. Et siis, kui meist keegi on nüüd ettevõtja või tahab hakata ettevõtjaks, et siis tal on väga selge niisugune perspektiiv ees, et 20 aastat on riigi poolt selline finantseerimise struktuur olemas, mina teen nüüd oma ettevõtte, kas ma hakkan nüüd siis seda maja renoveerima või maju renoveerima või olen ma siis selle ehitusmaterjali tootja, et senini ta käib, nagu teate ju selline Kreedes kuulutab välja ühe niisuguse taotlusvooru, see raha lõpeb kiiresti otsa ja siis on jälle juppmaad tühja maad, siis on jälle ootus, et tuleb, noh, eks ta ikka tuleb, aga ootus, et millal see uus selline periood tuleb. Et see ei anna nagu võimalust ka ehitajatel ja ehitusmaterjali tootjatel nagu seda niisugust planeerida. Tööstusheitmete vähendamine klaar, eks ole, siis kogu see niisugune, noh, rohelise energia tootmise juurdekasv, olgu ta siis ükskõik, mis ta selle all siis saab olla ja selle juurdekasvu kiirendamine. Jälle, et mis see kiirendamine nagu on, võtame kas või olete jälle kuulnud meretuulepargid, et nüüd on selline kokkulepe, eks ole, et üle 2 aasta ei tohi ükski planeering olla. Aga mis see siis nüüd nagu tähendab, et me võime ju tähtpäevi panna mida iganes. Aga see tähendab seda, et keskkonnamõjude hinnang on tõmmatud hästi kokku, eks ole, et seal on siis ette nähtud 4 punkti, mida hinnatakse sellega kõik, et räägime meretuuleparkidest, siis rääkimata mingi merepõhja mõjust või kalade või lindude, et need on välistatud. Et ühtepidi on ju see looduse arvel täpselt samamoodi nagu toimimine. Ja ütleme, võib-olla see viimane punkt on siis seesama energiataristu ja mõeldes kogu seda infrastruktuuri, et kus poolt, ütleme ka Eesti vaates elektrivõrgust rääkisime, jälle kõigile teil väga hästi teada LNG veeldatud maagaasi terminal Paldiskisse. Tänaseks päevaks siis 18 aastat toimetamist ja 0 resultaat, eks ole, et siin selle riigi ja erasektori koostööl on päris palju küsimärke, ütleme niimoodi. Mis veel on pandud ülesande? See on siis pandud need, millest te kõik olete kindlasti kuulnud, eks ole, et ühishange teha. Ühtepidi on see päris hea, sest et neid energiat ja kütust leiukohtades nendes riikides, et nüüd Euroopa Liit teeb ühishanke. Eesti-sugusel väikeriigil on ta päris hea sel lihtsal põhjusel, et meid ei võeta laua taha nii väga lihtsalt, et isegi lätlased ei võta meid laua taha rääkima või leedukal on Klaipedas seesama terminal, eks ole. Loomulikult iga maa kindlustab ise ennast, eks ole. Läti saatis eelmise aasta oktoobris meile niisuguse väga viisaka kirja, et ja meil on solidaarsus ja me oleme eestlastega väga solidaarsed, aga me lihtsalt ei saa teile reserveerida oma Läti Inčukalnsi mahutisgaasi, meil on vaja Läti
neid kaitstud tarbijaid, eks ole, nendele tagada gaas, nii et noh, see värk on nüüd natuke muutunud, et ütleme, mis aasta poole teisega on muutunud, et üks asi on see, et kunagi me rääkisime niimoodi või räägiti nii, et seesama elekter, et see elektron tuleb kust iganes, Portugalist või kust ta tuleb, eks ole, ja meil ei ole vaja nagu muretseda, meie teeme ühendusliine. Täna juba räägitakse seda, et ikka Eestis on ka vaja tootmist, et ei, see solidaarsus ikka nii väga asi ei ole, eks ole. Et see on üks niisugune väga tore ja niisugune hea muutus, et lootuseta asi ei ole, ma veel. Efektiivsus ka, eks ole, siis see 9. punkt on salvestamine, see on loomulikult selline punkt, et täiesti mõttetu on teha tuulikuid ja päikest üles panna, kui seal ei ole salvestust. Või teine võimalus, me ise oleme nõus oma tarbimist niimoodi reguleerima. Aga no kes see täna on? 6 kraadi külma ja tuulikud just vaatasime enne on kuskil 5% võimsusega töötab. No me peame siis 5% elektrit ka täna tarbima, eks. Kui tuulikuid nii palju on, täna ei ole, on probleem ja ütleme nii, et probleem on lahendatav. Täna meil on juhitavat võimsust olemas, Narva jaamad töötavad 1100 megavatise võimsusega töötavad, see on pead maksimumkoormusega, nii et kõik on nagu sujub, eks. Nii, heitmete transport, selle juurde me korraks ka tuleme. See on siis see tootmisportfell, mis nüüd 2030. aastaks Euroopa Liidu mastaabis nüüd kavandatakse. Jälle lihtsalt silmaga peale visata, et ega muud ajakokkujutamist siin midagi kommenteerida väga ei ole. Ja see võib-olla ainult üks lause, et see alumine sinine, siin ka paistab jah, sinine alumine. See pilt on peaaegu ühe värviline. Et alumine sinine on siis see tuumaenergeetika, mis nüüd elab hakkab elama kindlasti oma uut renessansi üle. Et jälle olete kuulnud, et Saksamaa ei pane oma tuumajaamasid kinni, Prantsusmaa renoveerib. Miks Prantsusmaal näiteks eelmine aasta olid tuumajaamade võimsuse kasutustegur oli 62%, see tähendab 2/3 tegelikust võimsust töötas. Aga sellepärast, et kõik olid arvestanud kahe asjaga, või olid arvestanud ühe asjaga ja sellest oli 2 tulemust, et jaam suletakse, Euroopa Liit ei võimalda enam tuumaenergeetika tootmist ja sellest tulenevalt ei teinud keegi remonte ja teine oli see, et tuumajaam vajab perioodiliselt loa uuendamist. Need load olid jäetud uuendamata. Rootsi uus valitsus eelmine aasta võttis väga ilusa otsuse, kus ta väldib sõna renewable, et taastuvad energia. Energia ei ole taastuv, siis seda kõik me teame, et energia võib ühest liigist teise muutuda, aga rahva keeles taastub. Õigem termin vist on roheenergia või ilmastikust sõltub, üksikudest seda nimetada. Et nüüd see Rootsi valitsuse seisukoht on, et me ei räägi, et me lähme taastuva peale üle, vaid me lähme süsiniku neutraalse energia peale üle, aga see tähendab seda, et esikohale kerkib tuumaenergeetika. See meie kontekstis on siin ka natukene, tuleb meil arvestada. Hästi palju on räägitud vesinikust. Mis see vesinik on? Vesinik on energiakandja, vesiniku tuulega elektrit tehes ja sellest siis elektrolüüsiga vesinikku transportida, hoiustada ja uuesti vesinikust teha elektrit. Kasutegur tuleb 12% ringis. Et siin nagu väga suurt potentsiaali nüüd ei ole, kui salvestusest rääkida vesinik. Aga vesinik on kindlasti üks võimalik kütus, asendamaks seal kivisütt või naftat või ka maagaasi metallurgias ja keemiatööstuses. Eestis nii väga seda ei ole. Eesti vesinikufännid ütlevad seda, et teeme vesinikku ja vesinikku paneme torusse ja müüme kõik Euroopasse maha. Aga ainuke häda on see, et toru ei ole, eks ole, aga küll äkki tuleb toru ka.
gaasitorus seda lihtsalt ei, veel kord vist rääkisin ka sellest. Need on nüüd sellised Euroopa Liidu poolt ette antud vesiniku koridorid või vesiniku sellised, noh, jah, logistika, eks ole, et ta siit on, noh, haaratud nagu, hinnatud nagu turgu ja käsitletud nagu siis selle vesiniku tootmise võimalust. Noh, näete, see Aafrika on hästi suureks maalitud selle vesinikuga, et noh, mõeldud on siis seda, et päikeseenergiaga teha. Ja siin on lihtsalt üks niisugune pilt, et mis näitab nüüd, teist vasakpoolne on siis see must osa on siis see fossiilkütus 20. aasta võrdluses ja siis parempoolne pilt siis näitab, et seda on siis asendatud paljude asjadega. Veel paar pilti on või üks on see, mis see teaduse pool nagu on, et me nagu kogu aeg nagu räägime nagu sellest, et me peame olema taastuvenergia, roheenergial peame olema esirinnas ja me rakendame ja me oskame ja edasi, et noh, ega meil ju täna väga suurt know-how võrreldes teiste riikidega ei tuule ega päikese alal ju ei ole, eks ole, et mingeid kogemusi ei ole, aga noh, kui vaadata nüüd, et olgu see, mis nagu enne oli, aga mis nüüd on, eks ole, et kas meil on siis nagu mingisugused selliseid riiklikke programme, kus raha külvatakse. Jah, ega peale vesiniku ei ole. Vesiniku kohta on tõesti 50 miljonit eurot Eesti tingimustes, siiski on päris suur raha, et nüüd vesiniku arendada. Aga noh, see raha ei ole nüüd päris teaduse raha, see on siin Operalli selle vesiniku veduri ja niisugune toimetamine siin käib. Ja viimane on see, et vesiniku hind täna on kuskil kõige odavam, mis on kuskil 8 eurot kilo. Aga noh, siin öeldakse niimoodi, et eesmärk on, mis ta on $1,5 nii et noh, eks see eesmärk on päris kaunis uhke. Aga mille arvel seda nüüd vähendada, et noh, tekib küsimus, see on siis palju, 5,5 või noh, jah, kuskil 5,5 korda vähendada. Päike on ja tuul on ikka nagu ta on, eks ole, et siin me nagu mingit hinnasilti külge panna ei saa, et jääb tegelikult ainult üks võimalus elektrolüüsi tehnoloogiat 5 korda parandada. On see võimalik või ole, väga keeruline. Meil oli akadeemias oli üks konkurss, uurija professori konkurss ja see nimi oli tuleviku energeetika ja seal olid hästi palju pakkumisi, oli siis Tartu Ülikooli materjaliteadlaste poolt. Ja noh, seal pakuti välja päris huvitavaid ideid, ütleme niimoodi, aga noh, need ei läinud käiku, see konkurss luhtus. Eesti regioonist räägime paar lauset, et mis Eesti valitsus on siis otsustanud eelmise aasta lõpus, on niisugune otsus, et 9 miljonit jagati siis ära. Need on siis need, noh, nii nagu siin kirjas on, et mitte aega raisata. Mis nüüd selle tulemusena võib nagu nüüd muutuda, noh, ütleme niimoodi, et võib-olla esimestes punktides, noh, ütleme, meie vaatevinklis väga palju ei muutu midagi. Võib-olla ettevõtjal siin biogaasi arendamiseks, noh, mingisugused võimalused on, aga nüüd, kui me vaatame seda, et enne rääkisime hoonetest, ja nüüd on siis nagu 20 miljonit eurot väike elamute renoveerimiseks, aga noh, mõelge ise 20 miljonit Eesti riigi peale on noh, natukene naljakas, eks ole, et palju siis sellest võiks neid maju siis nagu korda saada, et jõuda siis selle eesmärgini välja. Et noh, mis ma tahan öelda, et noh, me nagu võib-olla neid prioriteete nagu noh, natuke nihutame, noh, kas või võrda esipunkt, et taastuvenergia kiirendamiseks, noh, 30 miljonit ja see, mida oleks vaja täna ja eile teha, on sellest 20 miljonit. Okei. Mis see meie probleem? Probleem on see, et meil kogu regioonis on, meie regioonis ei ole kütust
ja meie regioonis on tohutu defitsiit, energiadefitsiit, pean silmas praegu, eks ole, elektrit, mida me ise toodame, vedelkütuseid ja gaasi ja need me ise ei tooda, seda biogaasi toodame, aga noh, see on hästi väikene selline maht. Need pildid näitavad siin, me vaatame nüüd, ütleme, energeetika mõistes on nagu kaks sellist regiooni, mida meie nagu peaksime vaatama, et ise nagu siin nagu aru saada, kuidas elu on. Et üks on siis Põhjamaad pluss Baltimaad kõik koos ja teine on siis nagu vähe konkreetsem on siis Soome ja 3 Balti riiki. Kuna me, need infrastruktuur on seotud nendest selles regioonis paremini, et me ei saa päris nüüd öelda, et Norra või Rootsiga me väga seotud oleksime. Mis siin siis nüüd, mis ma selle pildiga tahan öelda, et see on siis nüüd selle Põhjamaade elektri tootmise pilt eelmise aasta septembrikuuses ja see ülemine must joon siksaki peal, eks ole, see on tarbimine ja need värvilised all, eks ole, et oleneb, mis energialiigis siis see elekter toodetakse, see on siis selline ülemine siksak, eks ole, siin on siis hüdro ja tuul on põhilised, mis nüüd seda pilti nagu määravad. Aga selle pildi kurb sisu on see, et kui me senini oleme nagu öelnud, et Eesti, Läti, Leedu on energiadefitsiidis, aga Põhjamaadelt me saame. Selle pildi järgi ei saa. Ei ole enam Põhjamaadelt midagi tulemas, eks ole. Ka see Vene energia ärakadumine Soomes ikkagi tegi päris tugeva augu, eks ole. Et selles mõttes jälle nüüd uuesti tagasi, ise peame siin Eestimaal toimetama. Ja teine pilt on see, et kui me nüüd kõik lähme selle tuule peale, me ei saa seda ju loota, et meil täna tuult ei ole, aga Rootsis või Poolas see tuul on. No ei ole. See pilt näitab, see hall graafik näitab seda, kuidas meie piirkonnas on ja see sinine joon, siksak joon seal peal jookseb, see näitab seda, kuidas meil Eestis on. Need on nüüd tegelikud, kuidas öelda, tegelik režiim, see ei ole nagu välja mõeldud. Nii, aga püüame natukene veel siit minna edasi, et mis ma selle pildiga nagu tahaks lihtsalt öelda seda, et tuulel on oma võimsuse kasutamise koefitsient 0,24, 0,28, mis ta parasjagu on. Sellel jaanuaris oli väga hea, oli 0,33, super oli jaanuaris, miks ka hind all, eks ole, on. Päikesel on ta 0,11, et selles mõttes jälle tuleb nagu seda arvestada ja nüüd siis see pilt annab selle päris tõe, et esimene on siis värvid, on ikka värvid jah, et need sinised on nüüd need, mis meil on juhitav võimsus, mille peale me võime olla kindlad elektrilised võimsused. Eeldades, et Auvere töötab ja eeldades, et kõik koostootmisjaamad, mis täna töötavad ka aastal 2030. Juurde eriti ei saa tekkida, sest et soojaturg on juba, kuidas öelda, nende koostootmisjaamadega kinni pandud, aga eeldame, et nad on. Nüüd juurde tulevad, mis siin on rohelised. Rohelised on nüüd siis need meretuul ja maatuul ja nii nagu need võimsused on, nendest, kuidas öelda, suurustest on siis praegult räägitud. Ja viimane siis see 2030 ütleb siis nagu selgelt ära, et 470 megavatti on meil siis tegelikku igal ajal eeldus, et see ei pruugi ka nii olla, Auvere ei tööta iga päev, eks ole, aga eeldame niimoodi, et kõik on nagu ideaalselt korras. 470 ja 1600 oleks nagu vaja, eks ole. Et siin tekib siis jälle, iga päev ei ole 1600 vaja, see on nüüd maksimum tarbimine, eks ole, aga ütleme see tarbimine, näiteks tänane tarbimine on päris suur, oli peaaegu 1400 oli tänane tarbimine. Oli, see tähendab, eks ole, et
me räägime ainult võimsusest, see on iga tunni võimsus, et ta võib täna minna ka suuremaks, kõik oleneb temperatuurist. Ja eelviimane pilt sellest aariast on siis see, et 2030 on meil seaduses fikseeritud eesmärk, et taastuvenergia toodang peab katma sisemaise elektri tarbimise 100%. Nüüd see graafik on modelleeritud sellel eeldusel, et me täidame seda. Me seda siis täidame. Selleks, et seda täita, on siis need samad numbrid, mis siin eelmise peal olid. Kokku on siis 3000 megavatti on siis seda ilmastikust sõltuvat võimsust. See tuleb siis kokku. Esimene on siis, millest see nagu lähtub nüüd sellest, et täna on meil kuskil pea 600 megavatti päikest. Päikest tuleb kogu aeg juurde, paneme siia poole juurde, 1200 oleks siis päikest. Maatuult tuleks siis juurde veel üks 300 megavatti, vabandust, 500 megavatti, täna on 300, kuskil 500 megavatti juurde ja meretuult tuleks siis, täna on 0, 1000, hästi palju juurde. Ja need on siis meretuul on siis nende 3 tuuleparki, kõik umbes 1000 megavatti on täna nagu kuidas öelda, planeerimisel. Üks on siis Utilitase oma Liivi lahes, teine on siis Eesti Energia Liivi lahes ja kolmas siis on see Saaremaal Sõrve juures on siis Saare Vind, kes nüüd planeerib. Aga ütleme niimoodi, et 1/3 saab siis nagu tehtud. Ja mis selle pildi nagu see mõte on see, et need oranžid või kollakad, see näitab siis seda meie tootmisvõimekust, kuidas me siis toodame, see sama siksak, eks ole. Ja see sinine jookseb seal vahepeal, see on meie tarbimine. Siit pildi pealt on selge ja kõrval olevalt graafikult näha, et pool aega on elektrit üle ja pool aega on elektrit puudu. Nüüd, mis me selle ülejäägiga teeme, kõik ütlevad, et paneme torusse ja teeme vesinikku ja kõik edasi, et ma ei tea, mida teeme. Täna ei ole meil ka salvestusvõimekust, 0 on salvestusvõimekust täna. Aga ju on veel natuke aega. Et sellest pildist nagu kokkuvõtte see, et ei ole mõtet neid tuulikuid üles panna, kui meil ei ole salvestust. See on, ja siit pildi pealt, läks küll midagi metsa. Et siit pildi pealt saame nüüd lihtsalt välja lugeda seda, et kuidas salvestusega on võimalik neid siksakke katta, eks ole, et ilma, et lahti hakkaks väga seletama, ütleme, et see parempoolne graafik nüüd näitab, eks ole, siin on salvestuse maht on 3-kordne täna Paldiskis planeeritava vesisalvestiga, et kui meil oleks selline veel, Paldiski töötaks ja veel 2 tükki juures, et siis me saaksime seda energia puudujääki vähendada. See jupikene tähendab energia puudujääki või see graafik. See on nüüd modelleeritud iga tunnile, 8760 tundi on siis ta modelleeritud. Siin on nüüd veel üks pilt, aga nendest me lähme jookseme üle, et mis kokkuvõtte sellest jutust saab olla, et esimene asi on see, et mida rohkem meil sellest ilmastikust sõltuvat võimsust, seda rohkem on meil vaja salvestust, juhitavat võimsust ja ise oma tarbimise reguleerimist. Et need on, ütleme, kogu selle jutu kokkuvõtte, et tuuleaugud on ja jäävad, et ei ole väga suurt vahet, kui palju me neid tuulikuid üles paneme. Nüüd küsimus tekib nagu tarbija poolt teine vaade, et kuidas tuulikud nagu üles pannakse. Nüüd viisakalt nimetatakse seda turvaliseks investeeringute hinnakoridoriks. Aga see tähendab siis seda, et on fikseeritud minimaalne hind ja on fikseeritud siis ka maksimaalne hind. Need hinnad, need
põrand, nagu nimetatakse, minimaalne hind fikseeritakse nüüd väga kõrge turuhinna juures järgnevaks 20 aastaks. Et see võib tähendada nüüd seda, et me hakkame 10 või 15 aasta pärast maksma ikka seda samat hinda, mis nüüd täna see hinnapõrand on. See hinnapõrand on kuskil 44 ja ütleme niimoodi, et nende, kui te jälle kuulete raadiost, et tehti vähempakkumine või oksjon, eks ole, et see oksjon määrabki ära selle sama hinnapõrand. Et siin tuleb nüüd nagu see mõte, et kes seda vahet kompenseerib? Meie kompenseerib, eks ole, elektritarbija seda kompenseerib seda vahet. Nüüd, kui seda tuulikuid on nii palju, see 3000 või ma ei tea mitu megavatti, eks ole, midagi nad kindlasti ju toodavad, see peab minema kas vesinikuna või elektrina kuhugi välja. Et Eesti tarbija siis doteerib rõõmsalt seda elektrit, mida läheb, ma ei tea, kuhu Poolasse või Leetu või mida iganes, eks ole. Et kas see nagu päris õige, nagu see mõte on. Aga jälle me ei ole need, kes hakkavad otsustama. Nii, nüüd jõuame natuke selle välja kuulutatud teema juurde, aga nagu ma enne ütlesin ka, et ega mul ei ole väga niisugust, me ei saa päris sellist seda selget otsust või mehhanism on olemas, aga milline see lisaraha juurde tuleb, eks ole, meie majade kütmisel või transpordile, seda numbrit ju meil ei ole, me võime selle numbri tuletada. Aga tuletada saame siis nagu, lihtsalt see on meelde tuletuseks teile, et meil on siis, kuidas öelda, see kvoodikaubandus on 4 perioodi on olnud, need on siin kirjas, et selle kvoodikaubanduse juures on kuskil laias laastus pool tööstust on sinna kvoodikaubandusse haaratud ja see tähendab, see kvoodikaubandus tähendab seda, et need, kes seda CO2 emiteerivad, need peavad selle nõnda nimetatud turult ostma. See on just nimelt nõnda nimetatud, et see on nüüd virtuaalne turg, eks ole. Ja täna, tõesti see hind, kui see turg miks see loodi see turg? See loodi selleks, et vähendada fossiilkütuseid, et lihtsalt see energia ja ükskõik metall või mida iganes, see hind hakkab tõusma ja siis sa ei kasuta selle toote juures nüüd selliseid kütuseid, mis emiteerivad CO2. Et ega sellel mõttel võis olla ju jumet, aga praegult on ta poliitiliste selliste otsustega muudetud talumatuks või liiga karmiks. Mis see nagu tähendab? Tähendab seda, et ka selles kvoodikaubanduse süsteemis oli 2 asja. Esimene oli siis see, et eraldati ka tasuta kvoote ja vaadati, eks ole, nagu sellise pilguga, et milliseid tootmisaluseid on vaja arendada. Et suurenergeetikas küll ei tasuta ei jagatud, aga ütleme jälle ka meie CHP-des või soojatootmises neid kvoote jagati, eks ole. Nüüd see uuskaubanduse või lisatud, ta ei ole uus, ta nüüd ütleb, nagu me nimetame ETS2 või selle kvoodisüsteem. Nüüd see teeb nagu 2 asja, et esimene on nagu otseselt, mida see puudutab, on nüüd transport. Eelkõige maanteetransport ja järgmine on siis kütus, mida kasutatakse sooja tootmisel. Need on küll ainult, ma ei tea ainult, aga need on siis vedelkütus ja gaas. Sinna ütleme meie tingimustes keegi nii väga, ma ei tea, kivisööga või kütta, isegi kivisütt ei ole praegu seal sees, et nüüd mida see meid võib mõjutada, ta võib mõjutada nüüd selles mõttes, et kellel on kaugküte, kui te vaatate nüüd kas või Utilitase seda niisugust hinnakujunduse mehhanismi, et Utilitase hind ju tõusis ka aasta või 1,5 jooksul 49 peaaegu 99 peale, eks ole.
ja noh, nagu see arvamus ja selgitus oli see, et kõik on läinud nagu kallimaks ja gaas on hirmus kalliks läinud. Noh, ise te teate, et ega väga palju Eestimaal kaugkütte ei ole gaasi peal, seda on hästi vähe. Üks piirkond Tallinnas ja natukene on Jõgeval ja noh, seda nii palju ei ole, aga kõik enamus on puiduhakke, eks on. Ja puiduhakke noh, ei ole, loetakse seda emissioonivabaks. Ja teine on siis maanteetransport või autotransport, noh, mis see siis, mida see nüüd nagu näitab, et see näitab seda, et kui nüüd kütuse maale tooja toob maale siis ükskõik mis liiki vedelkütus, siis selle pealt tuleb hakata maksma talt CO2 maksu. Järelikult meie bensujaamades siis lihtsalt see hind seda võrra tõuseb. Nüüd küsimus on see, et kui palju ta tõuseb, et seda ei ole praegu, seda ei ole selget mehhanismi, ei ole olemas, mis on öeldud. Öeldud on kahte asja. 2035 Euroopa Liidus ei tohi toota ega sisse tuua sisepõlemismootoritega sõiduautosid ja kaubikuid, see on öeldud. Ja teine, mis on nüüd komisjoni poolt öeldud, mis ei lähe enam hääletamisega läbirääkimisele, on see, et CO2 heite norm täna on ta 95 grammi, see viiakse 20 grammi peale. Noh, automehed ütlevad, et ükski sisepõlemismootor sellise normiga ei saa sõita, järelikult see on nagu teistpidi. Ütleme nagu kaks keeldu nagu ühele samal asjale. Mis siis nagu meie tarbija juures võib juhtuda. Loomulikult need autod, mis täna on, need sõidavad ka 2030 edasi ja kui nad kui ära ei lõppe nende eluiga enne, eks ole. Keegi ei keela sul selle autoga sõitmist, aga lihtsalt see kütus on teise hinnaga, mis on bensujaamas. Ja soojal on siis jälle täpselt samamoodi, eks ole, et tuleb selle samale maagaasile või vedelkütuse katlamaju on küll väga vähe, aga tuleb sellele maagaasile, tuleb siis see hind juurde. Nüüd, mis see natukene leevendus on, et kui meil põlevkivist elektri tootmisel on siis see ütleme nii, et 1 megavatt-tunni elektri tootmisel emiteeritakse kuskil 0,85–0,9 tonni seda CO2 tulenevalt nüüd siis sellest põlevkivist kui kütusest, eks ole. Nüüd gaasis on siis CO2 sisaldus poole väiksem, et ta ei saa nii kõrgeks minna nagu elektri hinnal on nüüd see CO2 maks, eks ole, aga igal juhul ta tuleb. Täna, kui võtame niimoodi, et mis see nagu proportsioonis tähendab, et täna on, ütleme sama selle universaalteenusega on niimoodi, et pool hinda on CO2 maks. Ja nüüd paneme juurde need teised ressursimaksud ja kõik muud juurde, eks ole, need tulevad juurde, aga ütleme niimoodi, et elektris on ta pool, kas ta nüüd maagaasis saab olla siis 1/4 või mingi muu arv, et siin vist ei ole mõtet nagu väga spekuleerida. Et sellised niisugused, kuidas öelda, ma ei tea, ootused või hirmud või kuidas seda siis öelda, et nüüd kui vaatame seda Eesti niisugust pilti ja ütleme seda autode pilti, et seda kaugküttega on suhteliselt nagu keeruline nagu ette nagu mõelda, aga ütleme autosid nagu see ülevaade ja see on nagu lihtsam, et eelmise aasta lõpuga olid meil siis üle-eelmine küll, ütleme 816 000 seda sõiduautot, eks oli. Siin on nüüd arvutus, et see on, võtame selle, et kui nüüd nendel rääkida nüüd et meil on siis mingi aeg, on see siis 2040 või 50 või ma ei tea, eks ole, et mingi aeg, kus meil on siis nüüd kõik elektriautod. Kindlasti 2035 ei ole see aeg, aga mingi aeg on. Et siit saame nüüd siis tõesti selle tänase jaanuarikuu 99 eurose turuhinna juures, elektrituru hinna juures saaksime siis seda kütuse kokkuhoidu võrreldes elektri ja tänase selle vedelkütuse hinnaga
on need korrad siin, eks ole, et kui meil on siis see diiselauto, et siis on meil seal kuskil 2,3 kuni 3,2 korda on siis see kütuse kokkuhoid, eks ole. Ja bensul on siis ta natukene rohkem, bensuauto see kasutegur on natukene kehvem. Mis siis veel võiks öelda, et okei, maailmapilti hakka rääkima, aga ütleme, mis see Eestis teeb, et see teeb elektris teeb ta nüüd, kui me läheme ainult sõiduauto, me ei räägi nüüd muudest ei räägi, ei linnatranspordist kaasa arvatud, ja ütleme, et kui sõiduautoga sõidetakse 15 000 kilomeetrit päev aastas, et see on siis, mis me saime siin 2,6 teravatt-tundi oleks siis seda elektrit vaja juurde või nad tarbiksid nii palju elektrit. Täna me tarbime kuskil 8, eks ole, et ikka päris arvestatav kogus on see, et elektrit vaja juurde, kui vaatame maailmapilti, mitte ainult nüüd selle. Okei, kui vaatame ainult maanteetranspordile, siis maailmapildis on ta nüüd ikka päris hull, et kui täna on siin 9000 teravatt-tundi on siis selle mittefossiilsetes tootmine, aga see mittefossiilne on eelkõige vesi ja tuum ja siis tuul ja päike ja kõik muud asjad geotermile siis sinna juurde, siis selle 9 asemel on 16 vaja, et need arvud on hästi suured ja siit ainuke järeldus on siis see, et elektri tootmise võimsused peavad hirmsasti kasvama, mille arvel jälle tuleb siis nagu meil endal nagu mõelda. Ja täpselt sama on ka majade soojustamisel, et te olete jälle kuulnud ja näinud, eks ole, et sooja on nad siis õhkvesi või maasoojuspump või mida iganes, eks ole, et nende kasutus ikkagi väga tugevalt suureneb ja mida siin on nagu mõeldud on nüüd niimoodi väga iseenesest väga mõistlikult, et kui meil on kõvasti tuult, eks ole, me saame siis elektrit, me peame ta siis kuskil salvestama, kus ja kuidas, see on nagu lahti jäetud ja siis seda salvestatud elektrit saaksime siis selle soojapumba juures, eks ole, kasutada. Et ei oleks siis vaja, eks ole, seda kütust sooja tootmiseks vajalikku kütust saaksime siis kokku hoida. Ja mis ma siin veel oskan öelda, need on need samad hinnavõrdlused, et ega siin midagi sükest ei ole. Võib-olla see kokkuvõtte sellest Euroopa Parlamendi, et kõik need otsused, mis ma rääkisin, eks ole, REPower on vastu võetud, nüüd ikkagi see, milles see tänane teema pidi olema, oli nüüd see kvoodikaubandus, see on Euroopa Komisjoni ja parlamendi tasemel otsustatud, aga nüüd hakatakse läbi rääkima, eks ole, et kuidas seda nüüd rakendada ja läbi rääkimise kohti on siin hästi palju. Alates sellest, et kuidas see kompleks üldse on. Me nüüd praegult rääkisime ainult 2, aga see REPower näeb ju ette metsandust ja põllumajandust ja väga palju teisi liike näeb nüüd ette kõik, et kuidas ta nüüd kogu see kompleks toimib, mitte ainult nüüd see transport või sooja tootmise gaas või vedelkütus, mitte ainult see. Et kuidas see saab nüüd nagu rakendada. Kõik on nagu öeldud niimoodi, et lennundus peab 2024. aastast hakkama juba üle minema, eks ole. See kvoodikaubandus peab rakenduma 2026. aastal. Autode värk on nüüd 2035, eks ole, et see keelustamise värk, aga sinna maale on vaja nagu minna. Et kuidas on need sammud, kuidas sinna nüüd minna ja võtame nüüd jälle selle autode värgi, et ühtepidi jälle meile nagu öeldakse, et no ja tore, mis see ikka see 2,6 teravatt-tundi siis nüüd seda elektrit summaarselt aasta peale ära ei ole. Ega ei olegi väga, kui me räägime niimoodi, et me ei vali tunde, vaid me ütleme niimoodi, et jagame selle kogu aasta tundide peale ja siis ta tõesti ei ole. Ja räägitakse ju meile ka, et see on see Elektrilevi, eks ole, et arendab nii palju elektrivõrku, et saaks laadida. Aga võtame ükskõik Sõle tänavalt vastas maja, eks ole, sellise
sellist võimsust ei saa kunagi siia ju tulema, et autod saaksid laadida. Ja nüüd on välja rehkendatud, et mingi 40 kilomeetrit päevas sõidame, et vaat siis paari tunniga laeb ära. No jah, kui keegi 40 kilomeetrit sõidab, väga tore, eks ole. No, mis ma tahan öelda, et kogu see asi tegelikult seisab akude taga. Ja ma ei hakka rääkima seda, mis on akude materjalid ja kust need saab ja mis riikidest nad kõik on. Seda ei ole nagu mõtet nagu rääkides, te teate seda ise paremini. Et jälle on niisugune natukene niisuguse eufooria korras, eks ole. Ja lõpetades sellega, et keegi ütleb, et tööstus kolib, eks ole, Euroopa Liidust ära, siis kui sellised nõuded on. No jah, eks ta kolib, aga ega siis targad on mõelnud ju ka välja süsiniku tolli, eks ju. See tähendab seda, et kui alumiiniumid tehakse, ma ei tea, kus Hiinas, eks ole, siis sellele rakendub toll ja meie siin Euroopa Liidus ja Eestis, eks on lihtsalt saame seda alumiiniumit kallimalt kui teised riigid. Et kuidas see tööstus nagu püsib siin on, mina ei oska seda öelda. Ma oskan ainult seletada, et kuna on öeldud seda, et me seome lahti oma heaolu ja energiatarbimise, seome üksteisest lahti, täiesti sõltumatud, kui see võimalik on, siis ilmselt seda küsimust ka ei teki, et kas me suudame nagu seda koormust nagu kanda. Ja viimane on siis ka, et eks Euroopa Liidu poolt on ka tegelikult jah, on see taastefondid ja need on nüüd ette nähtud, et nendega me saaksime siis tarbimist, tarbijat toetada. Aga ühtepidi me räägime turumajandusest, teistpidi me räägime jälle, eks ole, toetuste süsteemist, nii et kogu selles energiamajanduse maailmas on ikka väga palju sellist määramatust ees. Teiseks on see, et ei ole ei Euroopa Liidul ega Eestil ka, eks ole, et ei ole ikka päris selget plaani, et mida me nüüd nagu tahame, mis need prioriteedid on täna ja homme ja mis on prioriteet siis aastal 2030. Et ka akadeemia poolt me oleme siin eelmine aasta pakkusime neid nii kiireloomulisi kui ka siis pikaajalisi. Ega valimisplatvormides praktiliselt ei ole ühtegi. Ma ei tea, mis koalitsiooni kokkuleppes kunagi tuleb, seda ma ei tea, aga et ikkagi need elu käib natukene, kuidas öelda, teise rakursi järgi. Ma sellega lõpetaks ja ütleks ainult ühe niisuguse omapoolse arvamuse, mis on jälle hästi palju päevakorras, on see, mis teenus see on siis üks, mitte üldteenus, universaalteenus, et kas see on hea või halb. Ma ütlen, et see oli ainuvõimalus, kui hind oli 260 euri megavatt-tund, see läheb 26 senti kilovatt-tund, see oli ainuvõimalus. Täna on hind, jah, tõesti börsil madalam, kui on universaalteenuse hind. Mina ei soovitaks, et nüüd kohe umbisjalus nagu ära tormata. Ootame kuskil poole märtsini, vaatame, mis siis ilm teeb, eks ole. Kui külma ei tule, eeldatavasti märtsis ei saa enam tulla pikka külma, eks ole, päike juba soojendab ja võib-olla mingi aeg tuleb, aga ma arvan, et siis ta jääb, ka suveks jääb tegelikult allapoole seda 19 või mis ta siis on, eks ole. See kaob ju ära, ka see 5 sendine toetus kaob ära, praegu maksame kuskil 15, siis hakkab olema, eks ole, see 20. Et otsustage siis kuskil märtsi, ma ei tea, esimeses pooles, mitte mingit probleemi ei ole, kui te lähete sellest universaalteenusest ära ja järgmine aasta, mitte järgmine, selle aasta sügisel selgub, et hind on uuesti üles, mitte mingit trahvi ega sanktsiooni ei ole, et minna tagasi sinna universaalteenusele. Sel juhul, kui te ei ole sidunud ennast selle fikspaketiga, kus on need, kuidas sa nimetad, lepingu lõpetamise tasu sees, et alati vaadake seda, et kas see lepingu lõpetamise tasu on sees. Kui seda ei ole või veelgi parem börsile, siis olete suvel seal ära ja kuskil ei ole fikseeritud seda, et mitu korda sa võid vahetada seda müüa.
ja mida nüüd praegult, eks ole, noh ilmselt ei jõuta, aga mingi kuu aega tagasi hakkas see jutt, et noh, eks nad praegu nagu hästi räägivad, muidugi poliitikud igal pool, raadios ja kõik räägivad, aga kindlasti ei jõuta seda teha, on ka täiesti õige niisugune samm, et universaalteenus nagu modifitseerub selle järgi, kui ta on turuhind. Kui turuhind on madalam, siis ostetakse turuhinnaga, kui on turuhind kallim, siis on universaalteenus rakendatud. Ja siin noh, iga ettevõtja ju räägib oma juttu, eks ole. Eesti Energia on sellele 100% vastu ja ütleb, et tema kasumit võetakse ära. Aga mõtleb väga lihtsalt, et Eesti Energia ostab ju kogu selle elektri ostab ju börsilt ja kui börsi hind on odav, siis on ju väga tore osta ja müüa seda kallimalt maha, eks ole, et noh, miks siis nagu, ja siis pärast on valitsus hädas, et ta peab meile 5 senti kompenseerima hinda, et no miks niisugust jama nagu teha. Et nii kaua kui on, ja nüüd ikkagi veel, et me peaksime nagu mõtlema üldse nagu selle üle, et mis see niisugune bensiinist ja gaasist, noh, me mingil määral võime loobuda isegi. Mingil määral. Kõik ei saa loobuda, ütleme, kuidagi saame juhtida. Elektrist me ei saa loobuda, lihtsalt no ei ole elu, eks ole. Nüüd me peaksime nagu mõtlema nagu kodanikena seda, et mis asi see on üldse see elekter. Kas ta on nüüd nagu kaup, mille hind kujuneb turul, mida me räägime ja usume, kuigi seda turgu ei ole. See turg on, seda ei ole lihtsalt, eks ole. Seda Nord Pooli mina ei kritiseeri ega ei keru, aga ütleme, Nord Pooli turg on tehtud 20 aastat või isegi 25 aastat tagasi, kui oli ülejääk, elektri nii suur ülejääk, et püüti seda siis kuidagi nagu odavamalt jaotada, eks ole. Täna on 180 kraadi vastupidi olukord, et turg ei saagi toimida. Kas ta on nüüd turul müüdav kaup, mille hinna määrab turg või ta on kuidas öelda, ühiskondlik hüve või teenus, mille kvaliteedi, hinna ja keskkonna mõjude üle on meil otsustusvõime. Et siin peaks nagu see on niisugune ideoloogia muutus, et kui me oleme oma majanduse ja elu nii üles ehitanud, et ilma elektrita ei saa hakkama, siis me peame natukene ka, kuidas öelda, korrigeerima seda mõtet, mis on 50 aastat tagasi olnud, et eks ole, et elekter on 1 sent ja mis ta oli, eks on. Et siukene, minu poolt kõik. Mul oleks üks küsimus, mis otseselt teemasse ei lähe, aga on päevakohane. Meil räägitakse väga tihti Suwałki koridorist, et Venemaa võib ära võtta Suwałki koridorid, eks ole. Kas meie võime samal ajal ka Leedus tõmmata välja Valgevene, mitte Valgevene, vaid selle Kaliningradi oblasti rubilniku? Ja me võime need rubillikud, me võime nad välja tõmmata, need tõmmatakse välja ja võib-olla isegi niimoodi, et Vene pool teeb selle ettepaneku, et tõmbame nad paari päeva pärast välja. Vene poolel ei ole tegelikult meie Baltimaade elektrisüsteemi vaja. Nendel on 2 asja tehtud, üks on teiselt poolt Peipsi on ehitatud, kõik liinid ja Kaliningradi on 2,5 korda on tootmisvõimsus suurem kui Kaliningrad täna tarbib. Võib-olla sinna midagi tuleb juurde, mingit sõja asja, ma ei tea, aga nii, et nendel on kõik omad võimsused olemas, nad on selleks selle välja ehitanud, tuumajaam konserveeriti, ehitus konserveeriti, nii et kui vaja on elektrit, saavad hakata uuesti seda siis nagu ehitama ja konserveeriti lihtsalt sellepärast, et selles piirkonnas pole elektrit vaja ja natukene näitasid hambaid, eks ole, Poola ja Leedu ka, et nad ei osta seda, eks ole, seda elektrit sealt. Ja selles mõttes ei ole nagu jah, aga nüüd selles koridori koha pealt, muidugi sõjatingimustes on suht keeruline nagu mõelda selle üle, et mis see kindlus nagu üldse on. Ja kui jätame sõja kõrvale, võtame nüüd nagu lihtsalt, ütleme, tehnika või selle poole pealt või elektrisüsteemi ülesehituse poole pealt, et mida suurem süsteem, seda lihtsam on hoida sagedust. Nüüd, kui me jääme siia 3 Balti riiki, see on umbes 100 korda väiksem süsteem, kui meil täna on, eks ole. 100 ei ole, 80 korda väiksem süsteem, kui me täna oleme. Järelikult sagedusega möödas. Nüüd seda kompenseerida, me
läheme sünkroontööle Lääne- või Kesk-Euroopaga, eks ole. See sünkroon, täna on meil kogu selle Balti riikide peale on 9 liini, millega me oleme Valgevene ja Venemaaga ühenduses, eks ole. Nüüd me läheme ühendusse poole teise liiniga. Aga ühendus näitab stabiilsust, et kuidas seda sageduse hoidmist, kuidas sa saad kasutada neid generaatoreid, mis asuvad Poolas või Saksamaal või Tšehhis või ükskõik kohas, eks ole. Et selles mõttes on see hästi selline tehniline probleem ja teistpidi on muidugi selles samas koridoris lähebki see miks ma ütlen 1,5, et see on 1 2-ahelaline liin, et kui ühe masti pikali ajad, siis muidugi ta enam ei ole, eks ole. Ja võtta jälle seda sõjaolukorda, et siin on nagu 2 asja, et üleeile oli Päevalehe ja Delfi see energia on niisugune konverents. Ja konverentsid on kõik on, eks ole, kõik targad räägivad ja kõik karavan liigub. Aga mis rääkis siis Ukraina Energo asejuhataja, niisugune ikkagi jube masendav pilt, et 1200 otsetabamust on saanud nende alajaamad, et esimene sihtpunkt on alajaama. Liini peab taga ajama, eks ole, aga alajaam on, seal on hästi palju neid liine jookseb kokku ja 6,5 miljonit Ukraina elanikku saavad elektrit päevas vähem kui 6 tundi. On siis ära jaotatud, eks ole, et on ikka karm olukord, et selles mõttes on see ka meie Eesti mõistes, et ega me siin ikka nii väga vana jumala selja taga ei ole, et kuidas nüüd seda infrastruktuuri kaitsta, sama koridor või midagi muud, ega ei ole ju, kuidas sa nagu ikka kaitsed, eks ole. Teine on nüüd see, mida me tõesti peaksime tegema, on vedelkütuse ja üldse varud, eks ole, kütuste varud. Meil on täna on vihti peaaegu, eks ole, nii natukene küll vähem on väljamaal kütust, eks ole, kui on sõjaolukord, seda kütust ei saa ju sealt kätte, see on ju laev mere peal on ju ilus nagu ära võtta, eks ole. Teine asi on see, et see 60% Eestis see kütus on kõik mahutid, ilusad tünnid, eks ole, mahutid. Sinna väike troonikene lasta ei ole vaja väga palju midagi õiendada, eks ole, on see põleb ilukenasti, et ka sellist asjad ja sõja all loomulikult läheb vaja. Ja on välja rehkendatud, et kogu meie Eesti bensiinijaamades, maa-alustes mahutites olevast koguses saab peaaegu 2 päeva, tavalise tarbimise juures peaaegu. Aga kui on sõjatarbimine, siis muidugi suureneb see tarbimine ja generaatorid tulevad juurde, elekter ära kadu, kõik nii edasi, et neid haavatavaid kohtasid on õudselt palju. Mul üks küsimus, et hiljaaegu tuli välja, et Eesti metsad enam ei seo süsihappegaasi, aga siiamaale nagu sidusid. Ja soomlased on ka täpselt hädas. Ma olen ka regulaarsem Soome televisiooni vaataja, ka nemad tekitasid seal küsimuse, et kuidas see saab nii olla. Ma ei ole asjatundja, ma lihtsalt oskan nagu öelda seda, et see nõue, mis nüüd pandi, et nad peavad siduma, ütleme nagu Euroopa poolt vaadatuna, seal ju mingisugune, ütleme, et üks on see, et kas seovad või see on nüüd, mina saan aru, et see on nüüd nagu metoodikast nagu kinni. Ühesõnaga, et tahate öelda, et lihtsalt oli metoodika muutus ja tänu sellele tuligi välja, et meie metsad mitte ei seo, vaid eraldavad süsihappegaasi. Et see on minu arvamus, see ei põhine nüüd mingisugusel teadusel või teadmisel, eks ole, et see on nüüd, ma niimoodi arvan, et see muidu ei saanud olla, aga mis on nüüd nagu suurem häda, võib-olla isegi on see, et kui selle metsade ja rohemaade ja kõik need turbamaad ja märgalad ja kõik, eks ole, et me tegime ju oma selle ettepaneku, mis oli rohkem kui 2 korda väiksem see kuidas öelda, sidumine. Nüüd me saime Euroopas nagu vastuse, et tegelikult me peame 2 korda rohkem siduma, kui üleüldse meil nagu võimalik oleks, eks ole. Et see on nagu see kõige hullem. Nüüd see metoodika värk, et kui te vaatate või jälgisite natuke seda metsanduse arengukava diskussioone, et seal olid ju teadlaste poolt 2 niisugust päris omapärast leeri, et Maaülikooli teadlased ütlesid väga selgelt, eks ole, et raiemahud seal
10 või 11 või miljonit tihumeetrit, põhjendasid seda kõik väga, kuidas öelda, puude erineva eluea süsiniku sidumise võimekusega, et kui puu on seal juba, ma ei tea, 60 aastat vana, siis ta enam ei seo nii palju, aga 16-aastane seob kõige rohkem, eks ole. Et metsade noorenda, no nende see loogika oli see, ärme tööstust nagu siin, kuidas öelda, noh, väga kotti paneme, natukene niimoodi jälgime, eks ole, ja eesmärk on metsade uuendamine, et seda siduda rohkem. Noh, Tartu omad, seal olid keskkonnainimesed, need nagu rääkisid jälle niisugust teist juttu, eks ole, et ei tohi raiuda, et pagan seda nüüd teab, aga ütleme jälle talupojamõistus ütleb loomulikult seda, et kõige rohkem seob kõige aktiivsemas kasvamisperioodis olev mets, noh päris selge. Kui sa istutad selle istiku, noh ta on ainult üks karv, eks ole, seal on teda vähe, aga ütleme kuskil seal paari, mina olen nii aru saanud, ütleme kuskil 20 kuni või ütleme 15 kuni kuskil 40 aastase metsani on kõige parem sidumise koefitsient. Pärast ta seob juba, kasvamine jääb aeglasemaks, enam ei seo. Ja nüüd teistpidi, kui te vaatate seda, et metsas käitev puid on ju maha kukkunud ja mädaneb, need kõik emiteerivad ju usinasti, eks ole. Et noh, kas seda metsaaluse puhastamist peaks nagu olema, on ta ükskõik Pirita mets või kuskil mujal see mets, et selle, et seda rahvuspargi värki vist ikka no, päris õige ei ole. Aga muidugi ma ei oska nagu väga seal metsandusest rääkida. Mulle tuli meelde kooli keemia ja füüsika tund. No nii. Ja seal öeldi mulle, et vesinik või vesi on, veeaur on kasvuhoonegaas. Nagu me näeme, kui meil on ilm on pilves, siis meil on soe, kui meil päike paistab, on meil külm. Veeauru on täna 88% siin ütleme atmosfääris. Süsinikdioksiidi ehk CO2 on meil endiselt 0,4% ja võib-olla ta on 0,44 või 0,42 ja me räägime usinasti CO2 piiramisest. Ja siis tahtsin veel meelde tuletada, et veeaur ja CO2 kokku panna, siis tekib süsinikushape ehk teiste sõnadega see vihm sajab maa. Ehk teiste sõnadega CO2 on taastuv heide ehk ta kaob ära. Põhimõtteliselt kaob ära meie lugeakivisse või siis verevette ja ongi kogu maus sellega ei olegi rohkem probleem. See selline kooli keemiatund ja ma ei saa täpselt aru, et kui meil on olemas poliitikud, kas nad 7. klassis käisid või ei käinud. Käisid ülikoolis ka, ei jäänud sinna 7. See, et veeaur on noh, kuidas öelda, põhiline CO2 komponent või koostis või veeaur ongi CO2, eks ole, et see on nagu klaar. Nüüd tema taastumise või mitte taastumise kohta, et ma ei oska siin nagu väga palju nagu rääkida, et noh, teistpidi on see, et teeme sellest metsast laua ja puitmaja ja siis me seome seda vesiniku seome siis seda vesiniku, noh, ma ei tea, mingi aeg ja et eks ta nagu mõelge ise nagu selle peale, et kuidas see kogu see kliima loogika nagu käib ja kliima muutumine ja kõik see, et palju on seal inimtekkelist ja palju on seal nagu meist sõltumatut asja, et noh, see on nagu igaühe nagu enda niisugune noh, nagu järelemõtlemine. Jah, on teaduslikud graafikud, kus temperatuur ja CO2 sisaldus atmosfääris on teatud perioodidel korrelatsioonis, aga kui me vaatame seda pikka aega, siis ta jälle ei ole päris niimoodi korrelatsioonis. Noh, jääaegasid on ka Eestil olnud ja nii edasi, nii et siin on nagu hästi palju selliseid tegureid,
aga noh, see läheb peavoolust väga palju mööda, nii et seda väga palju ei räägiks. Peavool on vale järsku. Kas Nord Pooli on vaja? Likvideerime ta ära, kurat. Tähendab, et punkt 1 on, et me ei saa Nord Pooli pöörata. Me võiks palju asju, tegelikult me võiks palju asju pöörata. Ma olen nõus, et meil on selle süsiniku CO2 oleks meil ka väga palju toimetamist, aga kuna me oleme üks riik maailmas, me oleme majandusühenduses Euroopa Liidus üks liige, ilma Euroopa Liiduta ma väidan, et meil on veel keerulisem elada kui sellega koos. Ja nüüd sa ütled, et Nord Pool on Euroopa Liidu üks osa. See on Euroopa Liidu poolt loodud, Euroopa Komisjon, parlament on selle loonud. Ja viisakas vastus on see, et meil on vaja turgu, aga sellist turgu, mis ka toimiks. Ja ta toimib siis, kui on kaks, seesama Nord Pool, kui on kaks, kuidas ma ütlen, parameetrit. Esimene on see, et meil on olemas tootmisvõimsused, mida jagada. Täna me jagame defitsiiti. Ja teine, mis on veelgi lihtsam, ma ei tea, kumb see tähtsam on ikka see, et tootmine on, aga veelgi lihtsam on see, et sina ja mina saame Nord Pooli teha ka pakkumisi. Ja mina vaatan täna seda hinda, täna veel ei ole, varsti tuleb, eks ole, vaatan hinda, ütlen, et kella 3-4 on, eks ole, seal 200 euri megavatt-tund, ma ütlen, okei, minu tarbimine iga päev on olnud sellel kellaajal selline, nüüd ma ütlen ära 0, minu tarbimine 0. Nüüd loomulikult turg ei saa võtta mind ega sind kui üksikisikut, aga me paneme siin ühenduse kokku ja liidame oma tarbimised kokku, lepime kokku, et me sellel tunnil tõesti ei tarbi. Aga mis see tähendab? See, et mitte me ei taha auraha ega lipu all pildistamist saada, vaid me tahame selle eest ka kompensatsiooni saada. Ja turg peab meile selle kompensatsiooni maksma. See ei ole nüüd see hind eeldatavasti see 200 euri, mida siin on, aga kindlasti peab ta olema sellest 200 eurost tulenev mingi protsent. Ja see on see, et räägitakse ju, tegelikult elektrituru, Eesti elektrituru seadus seda võimaldab, nõnda nimetatud prosumerid. Aga prosumerid ongi need, mis on nüüd tarbijate ühendused. Kas meil on pensionäride ühendus, kas meil on mingi elektriühendus, eks ole, vahet pole. Riik peab ütlema ära, mis on see ja turg, see sama Nord Pool peab ütlema ära, et kui ma lähen oma 10 kilovatiga, siis ta ütleb, et okei, ma ei hakka sinuga rääkima, aga ta ütleb ära, et mis see piir on siis. 100 kilovatti, võib-olla väike, okei, 500 kilovatti, aga ta peaks olema mitte megavattides, siis ta läheb juba natukene, kuidas öelda, siis sinna turule on asja siis ainult suurtel ettevõtetel, eks ole, et ta peab ikkagi olema selline, mis võimaldab kõikidel tarbijatel osaleda turul ja teha äraütlemisi. Oma elektritootmist äraütlemisi. See on ühtepidi on ta, ei saa raputad peale, et jama, eks ole. Aga teistpidi on see, et kui tootmist juurde ei tule, siis ongi selline värk, et hind ongi 400 või 4000 või midagi pole teha, eks ole, et defitsiidi tingimustes niimoodi on. Nord Pool jah, et ütleme niimoodi, et ta on absoluutselt ära iganenud ja jälle minu mõistus ei võta seda, miks Nord Pool kohe ei hakka nüüd ma ei tea, mida tegema, ülikond õmblema, läheb ikka metsa, mis teha? Tuumaelektrijaama tähendab, on meil lootust tuleb ta siis kuskilt või mitte. Muide, elektrijaami on saanud leppetrahvi minu arust prantslastest mitu korda, sellest midagi ei räägita nagu eriti. Et ma enne ütlesin selle Soome kohta, et see sama Olkiluoto 3. plokk ja et see on siin ei ole mitte midagi meile ette heita soomlastele, ei ehitajatele ega tuumaenergeetikale. Ükskõik mis riigis seda tehakse, see katsetuse periood ongi selline, mida peale käiku andmist 3 aastat. Teda testitakse igatepidi, et ta oleks, kuidas öelda, varustuskindel ja mitte varustus, vaid ohutuse kindel, eks ole. Et selles mõttes, et ta venis, siin on nüüd teised põhjused, kuna ohutuse reeglid kogu aeg karmistusid. Nüüd, kas Eestis on vaja? Esimene postulaat on see, et ilma tuuma, ütleme nii, et
süsinikuvaba energeetikat ei ole võimalik saavutada, kui ei ole vett või tuuma. Meil Emajõgi on tore jõgi, aga näe, nii väike langus, eks ole, et vett meil ei ole ega ei tule, eks ole. Järelikult tuuma on vaja, mitte midagi pole teha. Nüüd järgmine käib see jutt, et tuum pole reguleeritav. Tuum on täpselt samamoodi reguleeritav kui meie põlevkivi. 50% võid teda vabalt alla koormata. Loomulikult omanik ei taha teda koormata, sellepärast et kapitali hind on nii kõrge, eks ole, ikka tahad ju täis rauaga töötada. Aga eks siis ongi need samad konkurendid, mis siis on tuul ja päike ja täna on väga hea niisugune töötada. Eks seal siis see hind nagu selle võrra läheb ka üles ja kas Eestisse tuleb või ei tule, ma ei tea. Mina isiklikult loodan, ma ei arva midagi, aga loodan, et tuleb. Ja miks ma loodan, on 2 põhjust. Üks on see, et võib-olla natukene see PR selle tuuma ümber on 2 mehest sõltuvalt väga agressiivne, ütleme, et nad võiksid natuke rohkem arvusid rääkida ja vähem emotsioon. Aga okei, igaüks valib enda meetodi, aga mis on selle tohutu pluss, mu arvates on see, et see on eraettevõtlus. Ja miks me teeme jälle nüüd sellise Paldiski LNG terminali, kus riik ütleb, et tehke, et tõmmake uttu nüüd, eks ole. Sellel ei ole nagu, et las eraettevõtlus teeb. Ja mis riigi funktsioon on? Riigi funktsioon on see, et leppida kokku rahvusvahelisel tasemel kõik võimalikud ohutusreeglid, mida täna tegelikult teeb eraettevõte. See peaks olema riigi ja teine inspektsioon. Tuumaohutuse inspektsioon, see on nüüd puhas meie kulu, maksumaksja kulu, et see inspektsioon tuleb. Ülejäänud on ju kõik selle sama ettevõtja toimetada. Ja viimane on see, kui tuulikud ütlevad, et meil on turvalist, kuidas on nimetatud, selle investeeringu koridori vaja, siis need Vermi Energia ütlevad, et meil ei ole mingit koridori vaja. Meie sõlmime, nende eesmärk oli tuumakonverents, alles oli nüüd siin mingi nädal, 2 tagasi, eks ole, et nad ütlevad selgelt, et meie eesmärk on 60% toodangust müüa eellepingutega ära. Ja 40 on siis see riskivärk, eks ole, aga 60 ära suudavad müüa, siis on klaar. Kas see hind on õige, mida nad räägivad, 60 senti? Aus vastus, et ma päris ei usu, et see õige on, aga ega mul ei ole ka mitte midagi öelda, et miks ta vale on või niimoodi, mina vastaks nii, et igal juhul on ta madalam, kui on tuulik pluss salvestus. Kui me räägime ainult tuulikutest, kuskil mul siin oli vist ka oli, et meretuul oli, ma ei hakka otsima, kus ta pagan oli. Maatuulel oli vist niimoodi, et 35 ja 55 selle vahepeal, 3,5 kuni 5,5 kilovatt-tund ja merel oli siis vist 50 kuni 70 vist oli selline vahemik. Aga siin me ei räägi, 2 asja ei räägi. Me ei räägi tegelikult, absoluutselt ei räägi salvestus, 0. Me ütleme niimoodi, et aga täpselt nii ongi. Sina tarbidki nii, nagu mina ütlen, eks ole. Me ei räägi seda süsteemi hoidmise, bilansi hoidmisest. Ja me räägime ainult ühe osa võrku lülitamisest. Täna Saare vind ütleb, et issand jumal, Elering, mis te mõkutate, tehke Sõrve 330 kilovoldine liin ära. Mina teen oma tuulikud valmis, eks ole, kus Elering võib seda teha küll, aga see tähendab mille arv, võrgutariifi arvel, eks ole. Kas Eestist kadus ära üks võib-olla kõige suurem ehitusorganisatsioon oli Suue Estonski Käs, Eesti elektrijaamade ehitusvalitsus. Töötasin suurepäraselt, ehitas elektrijaamad, et ei ole mingit auveret ega hädasid. Tallinnas oli tal 6 jaoskond, veel tegi Kadaka katlamaja, Ilmarese tehase, Maardu. Kadus ära ja puha või? Ja, selliseid ehitusettevõtte truste värke ei ole. Ei ole, jah. Ja täna on see võtmed kätte, eks ole, ja võtmed kätte, aastad muhku kätte ja kätte. Hange ja kõik edasi, et jah, ei ole nüüd, ma ei oska öelda, et kas see on nüüd väga suur õnnetus või ei ole.
üle-eelmises elus Eesti Gaasis me kunagi tegime niisuguse ehitusfirma endale just nimelt selle jaoks, et kui on mingisugused avariid olemasolevatel gaasitorustikel, et meil on keevitajad kogu aeg nagu olemas ja nende keevitajate kvalifikatsioon on kogu aeg olemas, et teevad ehitustööd, siis nendel on, eks ole. Et siin on palju niisuguseid küsimise kohti, et praegult ütleme, veel suurem organisatsioon oli ju Energoremont, eks ole, mis oli nüüd kogu sellise, mitte ainult elektrijaama katelde, vaid päris niisugune metalliettevõtte kohe ja, aga need on kadunud jah, ja neid ilmselt ei tule. Nüüd ma ainult 1 minuti ütlen nagu teist, et ega see maailm pöördub ikkagi nagu ja meie elu käib nagu ringjoont pidi, jälle ka natukene, eks ole, et oli siin alles üks selline kutsekojas inseneride, tehnoloogide puudus on ju karjuv ja see on kõige esimene asi, mis meid tegelikult lööb. Kõik need samad Auvered või ükskõik mida või tuulikud või kolmandad, eks ole, et kui meil ei ole inimesi, siis ei ole seda ka olemas. Ja siis oli see, et Tehnikaülikool võtaks inseneride täiendõppe enda peale. Insener peab täiendama, on isegi kohustus iga 5 aasta tagant TP täiendõppepunkte saada, et oled oma erialal nagu ikka jagad, eks ju. Ja targemad vennad ütlesid, et sellest ei tule nagu midagi head välja, et ega teie seal Tehnikaülikoolis ei tea ju tuhkagi, kuidas tegelik see elu on, eks ole. Et õige, ühtepidi jumala õige, et seda peab tegema ettevõte. Ja Eestis väga suuri ettevõtteid ei ole. Eesti Energia, mida sa ütled, Eesti Energia oli vägev õppekombinat. Kõik käis, eks ole, selle õppekombinati kaudu, et maailm pöördub jälle sinna sama poole, et igaüks hakkab ise oma, kuidas öelda, listudega tervet seda ahelat toimetama. Ja varsti võib tulla see ka, et on remondid ja ehitused. Rust elektrivõrkude ehitus oli olemas, eks ole. Ja ei mäleta, mina ei mäleta neid skandaalseid katkestus, mis praegu kogu aeg hakkab lund sadama, õhtul jälle paneme kuskil midagi. Ütleme ausalt niimoodi, et ega nendest tol ajal siis eriti ei räägitud ka, kui ta ikkagi väga laialdast elanikkonnakihti ei puudutanud, siis ta jäi ikkagi nagu teadmata ka. Eks ma ei oska nüüd öelda, et kui sa jälle vaatad nagu seda statistikat, siis tegelikult katkestustundide arv on vähenenud, aga ütleme jälle, et eks seal ole neid lõtkusid igal olemas, aga mis nagu ütleme väikeses mastaabis nagu Eesti on, et vastutust ei ole, see on see nagu see häda, et peremeest ei ole. Kunagi minu enda kogemus Rapla elektrivõrgus meil olid meister ja meister ütles, et see on minu võrk. Mina tean, kui mingi jama oli, ta ütles, et kurat, et see koht oli, ma tean, et see on üks nõrk koht. Aga nüüd Saaremaal me sumasime nagu selle maa edasi-tagasi läbi, sest kõik võid esimest korda seal, eks ole. Ja tore, kui nad liini üles leidsid, aga üks peremehe tunnet ja vastutust ja see tähendas ka seda, eks ole, et minu võrgus katkestus nagu hõlma. Kui lüps ära jäi, siis järgmine päev oli koloosi esimees LKV, see kohalik või kõik, kes ta oli PKV või too olid parteikomitees jutul. Ja ei muidugi oli, et eks neid asju oli palju. Kunagi oli meil madalpingeliini lükkasid lehmad lihtsalt, nii mädalda lükkasid lehmad ümber ja kohut ja kõik muud asjad olid, eks ole, et seal oli nagu see teine asi, et alati võeti mingi meede peale seda. Seesama lehmad lükkasid madalpingeliini ümber, postid lükkasid pikali, sügasid selga, lükkasid pikali. Liinijuhtmed kukkusid okastraadi peale ja seal 22 lehma sai elektrilööd surma. Kohus kõik või edasi, ei pandud mind vangi, sain kõik ära. Aga tulemus oli see, et praegult on karjaaedade peal igal pool liinid üle lähevad, on puitlatt. Et ei ole nii, et see juhe kukub sinna peale ja terve traataed on pinge all. Et on tore, et ikka midagi ka muutub. No Narva soojuselektrijaamad on töökorras praegusti, eks ole. Ainult on poliitiline, kas töötab see osa või ei tööta või? Narva jaamadega on nüüd, mis nendega nüüd on, eks ole. Kõigepealt on seesama CO2 maks, mis on tegelikult poole elektri hinnast, mis täna meil siin selle oma universaalteenusega on. Selle CO2 maksuga, mis on nüüd Euroopa poolt,
ja teine, mis on meil nüüd küll natukene vähem Rosimannus, kui oli keskkonnaminister, siis tal see Eesti ressursimaks jooksis taevasse, eks ole, nüüd natukene see tõus on natukene madalama langusega, eks ole. Kui CO2 maks oleks nii, nagu Poola tegi ettepaneku, et 30 € tonni, siis ma arvan, et teie jaamad oleks täiesti konkurentsivõimelised. Nüüd tulenevad sellest CO2 kallinevast hinnast kogu aeg on Eesti Energia teinud ju otsuse, et esimene otsus oli see, et 2030 kõik punkt, elektrit elab põlevkivist ei tehta. Nüüd ma saan nagu aru, et 35, nii edasi, eks ole, ja edasi läheb juba siis õli. Aga mis see tähendab? Tähendab, seal täpselt nagu teil on auto ja vaatate, et ülevaatusel niikuinii läbi ei lähe, eks ole, ma sõidan põllu vahel temaga nii kaua, kui ta jalad või rattad all ringi käivad, eks ole, et ma ei hakka teda ju raha kulutama ja remontima, parem hakkan uut nagu vaatama. Täpselt sama on Eesti Energia mõte ju see, et kui ei tohi ega ei taha enam selle seadmega töötada, las ta tuksib nii kaua, kui ta tuksib. Ja võt nüüd ongi kogu aeg on kukkunud teil välja, eriti see tolmpõletuse katel, kus on enne ma ütlesin, et 0,85–0,9 tonni, aga tolmkattel on 1,2 tonni, tuleb rohkem, eks ole, CO2 järelikult see maks on veel suurem, eks ole, selle 1 kilovatt või megavatt-tunni peale, mida ta toodab. Et kui seadet, nii kui tuumajaamas nüüd ütlesin, kui seadet ei remondita tuumajaamas on veel see loa märk, eks ole, juures, kui seda ei tehta, siis ta lihtsalt nagu kukub kokku. Palju nad tegelikult nüüd vastu peavad, ütleme niimoodi füüsiliselt, et esimene energeetika arengukava oli 89. aastal, sai valmis 2001. Seal oli kirjutatud, et 2006 lõpetab viimane agregaat Narvas töö. Mitte see olnud kinnipanekust, aga oli see, et nende tööiga ei saa olla kauem, kuna metall ei pea lihtsalt vastu. Tänane töörežiim on märksa keerulisem kui tollel ajal ühtlane töörežiim, et see metall on seal ikka väga hea, et ta nii palju vastu pidanud. Aga loomulikult ta, ütleme hästi kiirelt, et tolmpõletuse katlad, ma arvan nii, et see on päris õige ja need numbrid, et ega 2030 vist ikka lähevad need tolmpõletuse katlad kinni juba lihtsalt sellepärast, et neid pole remonditud. Ma ei usu mingil juhul, et neid hakatakse ka nüüd hirmsasti täna-homme remontima, eks ole, et nad jooksevad kinni. Jääb siis järele Auvere ja teiseks on 2 plokki kuskil summaarse võimsusega, ütleme 380, mis tegelikult uuendati, katel pandi uus ja turbiini labad tegiti. See oli siis, mis aastas oli 2000, umbes kuskil peale 2010, kuskil ütleme suurusjärgus 2010, seal tehti. Need võivad ka jääda töösse, et need on keevkihtkatlad, eks ole, ja nendel on see emissioon väiksem. Nüüd, mis edasi saab, kas on õigem teha uus või remontida, ma isegi arvan, et uus on isegi tuleb odavam. Aga nüüd nende 2 plokiga, mis on nüüd need, ütleme siis 10 või 13 aastat tagasi moderniseeritivad, nendel plokkidel peaks nüüd küll panema peale ja arendama tehnoloogiat, et CO2 püüda. Aga ei saa, sellepärast, et Euroopa ütleb, et ei tohi kasutada fossiilkütust jälle. Et ma arvan, et see, mida on ka Alar Konist kirjutanud, et CO2 püüdmine on täiesti teostatav. Mitte küll 100%, aga ta ütleb, et kui paneme seda puiduhaket veel juurde, siis ta tuleb juba miinusmärgiga, saame seda vastupidi isegi oma põletamisega näidata, et me CO2 seome. Nii kaua, kui puit on sellise rakursi all, et loetakse emissioon nulliks. Et ma arvaks niimoodi, et tuleks 2 plokile panna CO2 püüdmise seadmed peale, sellest CO2 mitte viia teda Norrasse Põhjamerre, vaid teha temast sünteetilist kütust, mida iganes, see kõik on võimalik ja tuleks igal juhul kasu. See pole minu arvamus, ma isegi vist siin ütlesin seda, ma igal pool öelnud, et Ende Lippmaa ütles 45 aastat tagasi, et mida tema ütles väga ilusti, et issand kui tore, et meil on CO2
ja kui meie ei oska kasutada, et ega meil siis muud üle ei jää, kui kogume ta kokku, paneme kuskile, salvestame, paneme ta kuskile hoiule, lapsed oskavad kasutada ja tänavad, toovad haua peale lilli meid. Et noh, endi haua peale peaks lilli viima küll jah, kui me saame seda tõesti salvestust kokku koguda. Aga noh, täna on see, et see on päris keeruline tehnoloogia ja noh, Eesti päris üksinda noh, nagu ei tulegi nagu sellega toime, aga kui kogu Euroopa ütleb ja nüüd noh, ma ei tea, palju maailm ütleb, aga Euroopa ütleb, et peab ära lõpetama, eks ole, noh, siis ei ole ju mõtet seda tehnoloogiat ju nagu arendada ja raha kulutada. ära öelda on lihtne. 2006 aasta oli esimene loeng, mida mina kuulsin 3. Norras ülikoolis. Ja seal, ma ei tahaks kohe küsimust formuleerida, ma vaatan, meister kiire hakkab. Seal oli teis ka sotsiaalne selline seos või punkt sees, et kui palju oli Eestis siis nagu energeetikaga üldse hõivatud tööjõudu. Aga noh, see vist läheb pikaks edasi. Muudatus on muutnud pluss või miinuse poole. Miinus, suurusjärk miinusena, aga noh, eks siin on ka teised põhjused, need samad trustid ja need enam ei ole, eks ole, et need kõik olid ju Eesti Energia süsteemis sees. No nii, kuulge, ma arvan, et nüüd lubame ettekandjale ära minna, ta on juba üle lubatud aja olnud siin meid nagu informeerinud, aga ma olen aru saanud, et informatsioon on huvitav ja tekitas mõtteid. Aga igal juhul aitäh teile ja paneme selle teie loengu üles ja loodame, et ka suurem hulk inimesi saab paremat informatsiooni problemaatika kohta. Jah, aitäh ja eks see, noh, kuidas öelda, muudatused saavad ikkagi läbi meie enda tulla, et ma ei kutsu tänavale minekuks, aga ma mõtlen seda, et noh, eks me ise peame nagu kes see riik siis ikka on, eks ole, et me võime teda kiruda, aga noh, ega selle tulemusena ei muutu mitte midagi, eks ole, et ikka muutub selle tulemusena, mida me nagu ise toimetame või nagu teistpidi, et ka suudame nagu valitsejatele midagi selgeks teha, et on see nüüd 5. märts või mingi muu märts, eks ole, et noh, see on meie enda kätes. Aga eks ta ole raske ka neile midagi selgeks teha, kui meie valitsejad räägivad elektrimolekulidest. Nüüd te lahkute, öelge veel, mis paketti või paketti te ise kasutate ja siis võite minna. Universaalteenus. Universaalteenus, kõik kuulsid. Seda ja mina teen täpselt nii, nagu ma enne ütlesin, et ma vaatan, kuidas nüüd märtsis see hind kujuneb ja siis ma lähen mitte fikseeritud ja siis ma lähen selle börsi peal. Selge. Ja tagasi kindlasti tulen, kui järgmisel või sellel sügisel. Aga ootan ka väga pingsalt seda, et mis sellest Järvani ideest nagu saab, et kas ta saab seda nagu diferentseerida või mitte. Enne see nõuab elektrituru seaduse muutmist, noh, enam ju enne valimisi juhtu midagi. Aga ütleme, et jälgin seda, et kas koalitsioonilepingu arutelude juures see teema tõstetakse üles. Aga kui Keskerakonda seal ei ole, siis ja seda Isamaad ei ole kumbatki. Keskerakond tõstab ka selle üles. Natuke teise rakursi on. Et noh, me oleme neid paberid vahetanud. Mõlemad tõstavad üles, aga kui need kumbatki ei ole, siis muidugi ei juhtu midagi. Reformikad juba ütlesid, et see on populism. Jah. Noh, eks ta võib ju muidugi enne valimisi nimetada ja noh, mina ei tea. Eks ta ole ka natuke, ütleme nii jälle päris aus olla, et noh, midagi. Aga populism on see, et aitab meil lihtsalt ära elada, noh, kõik, kuidas seda seletad. Selge, aga aitäh. Palun, olge tublid ja tervist ja jõudu. Teeme oma parima. Seda läheb vaja. Jah, ega inimestel ju tegelikult sellest asjast, sellest teemast ju nagu eriti niisugust objektiivset või arusaadavat informatsiooni ju ei ole. No näete, siin on tänane praegult, mis kell ta on siis? See on tänane meie tarbimine, see on meie toodang, eks ole. Ja siis kui tuulikutest rääkida, siis paneme kohe tuulepargid ka.
nii. oi, näe, tuulevõimsus on isegi suurem, see kollane. see on siis toodang on see kollane, eks ole. oota, mis see on 10 megavatti ja no üle 10, näed, 15 on siin keskel, nii et ta on siis, noh, praegult on ta jah natuke üle 10, eks ole. aga üleval on 320 megavatti, et noh, see on isegi mõelda 320 ja 12, et noh, päris suur vahe, eks ole. ja ega see, kui meil on neid rohkem, et praegu on 320, et paneme 3020, ega siis see ei muutu ikka samamoodi, aga ainult, mis siis muutub, on merel on tõesti natukene suurem see kasutustegur, et noh, ta võib-olla nihkub natukene ülespoole. meil on maatuulikud, aga kui sa vaatad Inglismaa seda näidet, et meie rehkendame siin, et meil on see kasutustegur merel tuleb juba peaaegu pool. et ta töötab aasta keskelt, aga kui sa vaatad Inglismaal, kus on ongi praktiliselt kõik meretuulikud, et nendel on, meil on 0,28, nendel on 0,34, nii et noh, ei ole 50, ei ole, eks ole, 30% ja 1/3 töötab sellest võimsusest, mis on. no kuule, järgmiseks siis lähme oma asjadega edasi.